no Trekkest, sa oled jälle jõudnud minu YouTube'i kanalile ja aeg on järgmiseks videopäevikuks. Yeah. Täna on pühapäev ja muidu ma oleks pidanud autopesulas tööl olema, aga kuna ilm on üsna halb, siis ma sain vaba päeva ja mõtlesime, et me tuleme sisustame seda siin Koala pargis. Me oleme siis siin Koala pargis või tegelikult see on üleüldse selline Austraalia loomade park. Siin on erinevaid kängurusid. Igast erinevaid sisalikke. Ja on ka erinevad papagoid ja muud kohalikud linnud. Big girl. So the white-bellied sea eagle is actually the second largest raptor species that we have here in Australia. And as their name suggests, you do find them along the coastlines. Her name's Tato, short for potato. And that's what she's getting today as a little treat. Little bits of chopped up mouse, yum yum. How she would eat a delicious little defrosted white mouse. What do you think, Elmo? Straight down the hatch. Siis siin oli eraldi ka selline farmiloomade ala, kus siis olid kitsed ja lambad ja väga fluffid kanakesed. Dingosid näeb siin. See Wildlife Park on maailma kõige suurem ja kõige vanem, kus siis on kõige rohkem koalasid. Ja siis ma käisin koalaga koos pilti tegemas. Ja nüüd me siin vihmasajus ootame, et minu koalaga koos tehtud pilt välja printatakse. Ja pärast siis lähme vaatame ühte lambakoerte show'd, kus siis karjakoerad ajavad lambaid. We don't have to teach her how to do that. Part of that instinct is to keep those sheep as close to me as possible wherever I go. But of course, if we need to move our sheep through an obstacle so we don't have to stand right in front of those sheep with the dog pushing them towards us, we can teach some directional commands, so an anti-clockwise and a clockwise directional command, and that way we can be safely out of the way while we're moving our sheep.
täpselt ei ole kindel, kas see plaan mul ka õnnestub. Aga ma tahaksin teid kaasa võtta oma ühele tööpäevale ja näidata teile, et kuidas ikkagi seal käsipesulas tööpäev välja näeb. Ja nagu te näete, siis mul on juba veidikene uuenenud vorm seljas. Ma olen karjääriredelil tõusnud ja ma olen nüüd driver. See tähendab siis seda, et seal pesulas on 2 liini. Üks on siis washing bay, kus siis pestakse autosid ja teine liin siis, kus tõmmatakse tolmuimejaga ja pestakse seest kõik ilusti puhtaks. Minu ülesandeks on siis oodata seal washing bay lõpus, siis kui see auto sealt liini pealt tuleb. Ta käib just hetk enne mind siis puhurite alt läbi, et suurem vesi ära puhkuda. Ja siis mina pean seal valmis olema 2 sinise rätikuga, millega siis tehakse body checki. Ja ma pean siis niimoodi kiirelt suurema vee nagu maha pühkima, sest kui näiteks väljas päike paistab ja auto jääb välja päikse kätte seisma, siis need veepiisad kuivavad sinna auto kere peale või akna peale ära ja see on väga raske maha saada. Ja siis sõidan sealt washing bay'st siis sinna departure'isse. Let's go for a drive! Ja that's it. Ja lihtsalt päeva otsa sõidan edasi tagasi. See on tegelikult üsna lihtne töö, aga suht palju asju peab jälgima ja kui on ikkagi väga kiire päev, siis ma pean kogu aeg jooksma seal nende 2 liinide vahel, et ma jõuaks õigel ajal siis need autod viia ühelt liinilt teisele. Peamiselt käivad seal pesulas ikkagi sellised uhkemad autod, igasugu mingid Mersud ja BM'id ja Porsched ja ka erinevad sportautod. Ma saan siis põhimõtteliselt kõigi nende autodega sõita, välja arvatud siis näiteks mingi Tesla ja Maserati ja Aston Martin, et sellised kallimad sportautod, et kuna need on ikkagi väga kallid, siis nendega ei lubata lihtrahval sõita. Aga muidu on täiega huvitav, sellepärast et ma saan sõita igasuguste erinevate autodega ja isegi kui see vahemaa on väga lühike, siis on ikkagi väga mõnus katsetada erinevaid autosid ja nagu üks töökaaslane ütles, siis pärast on päris suur kontrast, et nagu sa ei saa endale osta mingit uhket Mersu Jeepi ja siis enam nagu ei oskagi vähemaga leppida. Kuna iga auto jaoks on oma kindlad rätikud, et peale igat autot siis viskad selle rätiku pesukorvi, siis minu ülesanne on neid rätikuid ka pesta ja siis kogu aeg käia neid musti rätikuid ära toomas ja viin siis nagu puhta tasemele. Kolmandaks minu ülesandeks on veel see, et osad autod, mis ongi ainult nagu exterior, ainult nagu välipesu, siis mina pean väljad ära kuivatama, tire shine'i tegema, see on siis selline vahend, millega sa lööd nagu rehvi läikima ja siis pead uste vahed ära kuivatama ja pead siis väljast ka nagu kõik põhjalikult ära kuivatama, kõik mingi full puhtaks tegema. Ja seda kõike pean ma jõudma teha. Samal ajal, kui mina olen siis seal autopesulas tööl, käib siis Tauri ehitusel tööl ja täpsemalt ta siis töötab firmas, mis siis paneb tellinguid üles. Tema käib siis sellistes glamuursemates kohtades tööl, et näiteks ühel korral ta käis siin lähedal ühe saare peal tööl ja vaated olid sellised. Ta ütleb, et see töö on küll füüsiliselt väga palju raskem ja alati peale tööpäeva on ta väga väsinud, aga selle eest saab head raha ja noh, need vaated on suht worth it. Vahepeal oli ka Halloween ja siin Austraalias on see päris populaarne teema. Päris mitmel majal olid erinevad kaunistused, lapsed käisid nagu Eestis käiakse Marti jooksmas ja meie siis tegime ka ühe väikse Halloweeni arbuusi ja tegin siis Wilderi Instagrami kontole erinevaid pilte, aga üldiselt mina ei ole vist oma elus mitte kunagi Halloweeni tähistanud. Ühe korra ma kodus tegin endale lihtsalt mingi wannabe Halloweeni meigi, aga mingisuguseid erinevaid kostüüme ja kuskil Halloweeni peol ei ole ma nagu konkreetselt käinud. Halloweeni ajal oli ka väga tormine ilm, kogu aeg sadas vihma, äikesetorme oli päris mitu tükki ja siin sadas isegi rahet.
jätkuvalt on nädalas ainult üks päev vaba päev ja selle vaba päeva siis sisustasime sellega, et käisime ühte waterfalli vaatamas, lootsime, et kui on hiljuti palju vihma sadanud, et siis on seal waterfallis palju vett ka. Aga vett väga palju ei olnud, aga hästi palju inimesi oli. See oli natuke tüütu. See oli siis 3 nädala peale kokku kogutud materjalist videopäevik. Ma loodan, et sul oli huvitav vaadata ja sa jätad endast jälje seda videot like'ides. Kui sa ei jälgi veel minu kanalit, siis kindlasti vajuta subscribe või telli ja näeme juba järgmises videos. Bye!